Kõrgemale tehnilisele haridusele Eestis rajati vundament palju aastaid tagasi. Mehed, kes mäletasid asjade algust, on astunud toonele radadele. Aidaku siis nende meenutused ning elavate piltide rida meil veel kord möödunusse minna. 20. sajandi algus. Provintslikult vaikse Eestimaa ellu hakkas sisse murdma tehnikaprogress. Tuli asuda tehnilise hariduse edendamisele omal maal. Eesotsas Karl Ipsbergiga seadsid 10 mujal koolituse saanud inseneri endale eesmärgiks kodumaa tehniliste jõudude koondamise ja ettevalmistamise, tööstuse edendamise ning loodusvarade uurimise. Insener Reier kirjutas, et Eesti Tehnikaselts plaanis juba 1917. aastal tehnikute koolitamist korraldada. Segas sõda. Alles 1918. aastal õnnestus asi käima lükata. 16. septembril avati Eesti Tehnikaseltsi kõrgemad tehnilised erikursused ja Luteri vabriku keldris asusid koolipinki esimesed 115 meest. Kursuste töö katkes sõja tõttu juba novembris. Hoolekogu otsustas uuesti alustada 1919. aasta sügisel Tallinna tehnikumina. Tehnikumile eraldati ruumid Pikal tänaval endise Kanuti gildi majas. Järgmisel kevadel kinnitas asutav kogu Tallinna Tehnikumi põhikirja. Tehnikumist sai riiklik õppeasutus, mille direktoriks määrati insener Reier. Tehnikumi alamaste valmistas ette tehnikuid ja meistreid, ülemaste tegelikke insenere ja tegelikke arhitekte. Esimene lend lõpetas 1923. aastal. Järgmise lennu hulgas oli TPI kauaaegne dotsent Richard Ambros. 1925. aastal lõpetas hilisem akadeemik professor Leo Jürgenson. Vastseid insenere ootasid ees suured tööd. Narva raudteesild oli üks esimesi. Projekteeriti ja ehitati see Tallinna Tehnikumi õppejõu professor Ottomar Mattisoni juhendamisel. Kolmekümnendate aastate alguse majanduskriis tabas valusalt ka Tallinna Tehnikumi. Kuna töö tehastes jäi seisma, vähenes ka nõudmine inseneride järele. Vaid 2-3 lõpetajat aastas iga eriala kohta. Rohkemale kodumaal tööd ei jätkunud. Eesti Inseneride Ühingu poolt koostatud kulude kalkulatsioon näitas, et odavam tuleb Tallinna Tehnikum sulgeda ning tehnikaharidus 1934. aastast Tartusse üle viia.
See lahendus ei rahuldanud aga Eesti juhtivaid tööstusringkondi ja riigivanema dekreediga 25. juunist 1936 asutati Eesti Vabariigi Tallinna Tehnikainstituut. Kriisijärgne elavnemine Eesti majanduses nihutas esiplaanile uued tööstusharud, metalli- ja masinatööstuse ning põlevkivikeemia. Pooltes neist ettevõtetest puudusid kõrgharidusega spetsialistid. –15. septembril peeti peahoone suures saalis Tallinna Tehnikainstituudi pidulik avaaktus. Kohal olid riigivanem Konstantin Päts, valitsuse, kaitseväe juhtkonna, samuti teiste õppeasutuste esindajad. 170 eksamitele tulnust läbisid võistlustule 100 noort. Immatrikuleeritavaid tervitas rektor Paul Kogermann. Ja siis mindi kindlal meelel tarkust nõudma. Kuidas see toimus? Sellest jutustab Eesti kultuurfilmi kroonika. Diktor on legendaarne Felix Moor. Näeme Tehnikaülikooli üliõpilasi praktilistel töödel soojustehnika laboratooriumis. Katsetatakse bensiini ja petrooleumiga töötavaid plahvatusmootoreid. Tehnikainstituut jagunes 3 osakonnaks. Need omakorda erialade järgi harudeks. Olid ehituse, keemia ning mehaanika ja mehaanilise tehnoloogia osakonnad. Professoreid oli instituudis 10, neist korralisi vaid 2. Põlevkivikeemik Paul Kogermann ja ehitusmehaanik Ottomar Mattison. Kui sööle valada peale vedelat õhku ning seda süüdata, süttib see plahvatuse näol, mida tingib vedela õhuga juure lisatud hapnik. Näeme keemiaosakonna üliõpilasi laboratooriumis sooritamas mitmesuguseid praktilisi töid, destillatsioone, elektroanalüüse ja nõnda edasi. Kvalitatiivse keemia laboratoorium. Siin näeme mitmuste ainete elemente määramisi, reaktsioonide sadestuste proove ja nõnda edasi. Kolorimeetriline analüüs. Aine kindlaks määramine värvi tugevuse järele. Gaaside molekulkaalu määramine. Lõpuks näeme sööhappe lume valmistamist, kus juures langeb temperatuur 70 kraadi alla nulli, mil külmub sööhappe. Näeme Tehnikaülikooli veeehituse laboratooriumist hüdraulilist renni klaasseintega. Renni asetatakse klaaside vahele mudel ja lastakse vett üle voolata, et uurida sealjuures tekkivaid nähteid. Katses näeme paisu ohustamist uhtumise tõttu, nagu seda tuleb esile ka tegelikkuses meie paisude juures. 1938. aastal nimetati instituut ümber Tallinna Tehnikaülikooliks. Osakondadest said teaduskonnad. Nii instituudis kui ülikoolis oli õppimine tasuline. Aastane õppemaks vastas Eesti tööstustöölise 2 kuupalgale. Tasulised olid ka praktikumid ning eksamid. Tõsi, Tehnikaülikooli valitsusel oli õigus osaliselt või täielikult maksudest vabastada kuni 15% üliõpilastest. Paarikümnele hästi edasi jõudvale üliõpilasele
maksti ka stipendiumi 40 kuni 60 krooni semestris. Osut näitab tekkinud kahju suurust. Selliste uhtumisohtude vastu on võimalik võidelda parvede abil. Näeme sellist parve. Parv asetatakse uhtaaugu kohale selliselt, et veejuga langeks parvele ja juhitakse eemale jõe põhjast. Tagajärjena näeme ühelt poolt liiva tagasikandmist ja kogunemist parve all. Teiselt poolt uhteained, mis tulevad üle paisu, langevad alla ja omakorda täidavad auku. Lõpuks näeme paisu seisvat kindlalt nagu kalju. Praegu arendatakse parve konstruktsiooni, mis oleks kohasem meie oludes, kus jõgedest liigub vähe uhteaineid. Riiklikus katsekojas tehakse analüüse ja proove mitmesuguste metallide ja materjalide koosseisu, vastupidavuse ja nii edasi kohta. Näeme mehaanika osakonna masinaruumi, kus katsel on 500 tonnisel pressil savist valmistatud õõnsad laekivid. Jõud sünnitatakse õlipumba abil. Rõhumine mõõdetakse manomeetrile. Raudteeroopa proovimine löökpaindele. 35 kilo raskune nui langeb 6 meetri kõrguselt. Raudvarda proovimine tõmbemasinal. Pehme raudvarda juures tekib kohalik peenenemine, nõndanimetatud naed. Metallide struktuuri uuritakse erilise metalli mikroskoobi abil. Puidu proovimine tõmbele. Tõmbe tugevus 900 kilogrammi ruutsentimeetrile. Malmi vastupidavuse määramine. Purustamiseks kulub 5 kilogrammeetrit tööd. Tsemendi proovimine. Koha peal valmistatakse proovikehad tsemendist vahekorraga 1 osa tsementi ja 3 osa normiliiva. Proovikeha tõmbeproov. Elektrotehniline osakond. Näeme elektrivoolumõõtjate kontrollimist. Tuhande 1940. aasta rahutud sündmused tõid muutusid Tehnikaülikooli senisesse ellu. Moodustati kateedrid ning avati õhtuõppesektor. Tartust toodi Tallinnasse üle majandusteaduskond. Õppejõudude arv suurenes 150-ni. Rektoriks sai professor Jüri Nuut. Õppeasutuse uueks ametlikuks nimetuseks kinnitati Tallinna Polütehniline Instituut. Alanud sõda pillutas laiali nii õppejõud kui üliõpilased. 2,5 rindejoont sattunuina osalesid nad lahingutes ja töötasid tagalates. Paljud ei tulnud enam tagasi. Õppetöö Tehnikaülikoolis jätkus siiski ka sõja ajal. Sõjamürin polnud veel vaibunud, kuid tõtati taastama oma linna ja oma ülikooli. 27. septembril kutsus direktoriks määratud professor Albrecht Altma kokku alles jäänud õppejõud, et planeerida õppetöö jätkamist juba samal 1944. aasta sügisel. Õppetöö algas 15. novembril. Nädal hiljem oli tööle asunud 32 professorit ja dotsenti ning üle 50 muu õppejõu. Vastu taheti võtta 580 üliõpilast, kuid novembris saadi neid kokku vaid 50 ringis. Lisavastuvõtt detsembris parandas veidi asja ja nii oligi aastavahetuseks TPI-s kokku 941 üliõpilast. Neist 5. kursusel küll vaid 1.
Aga insenere vajasid nii ehitus kui energeetika, masinaehitus kui keemiatööstus. Tudulinna elektrijaam projekteeriti ning ehitati TPI jõududega. Kaasa löödi Leevakul ja Ahjal. Ehitused vajasid suurel hulgal materjali. Uuesti tuli päevakorda põlevkivi tuhast sideainete tootmine. Professor Mattisoni idee rakendasid ellu tema õpilased. Eesti tähtsaim maavara, põlevkivi, pidi saama energeetika ning keemiatööstuse aluseks. TPI-d võib õigusega pidada Kohtla järve põlevkivikombinaadi vaderiks. Üks põlevkivi uurijatest, Ludwig Schmidt, oli 50. aastatel TPI direktor. Professor Jürgensoni ehitusfüüsikaalased uurimistööd leidsid rakenduse põllumajanduses. Soe ja kuiv laut tähendab loomakasvatuses palju. Töö turbarabas ja maakuivendusel on nõudnud nii mõnegi Eesti mehe tervise. Dotsent Eugen Soonvaldi konstrueeritud masinad tõid turbaväljadele uue ajastu. Paljukopalised ekskavaatorid asendasid terved kraavihallide armeed. Soonvaldi õpilased moodustasid Tallinna ekskavaatoritehase konstrueerimisbüroo põhituumiku. Nende loodud masinad kaevasid kraave Leedus ja Valgevenes, Tšehhoslovakkias ja Poolas. Aastatel 1948–51 oli TPI direktoriks dotsent Richard Machl, kes hariduse saanud ja töötanud Venemaal. Iga 6. juhtivtöötaja ja spetsialist oli Eestisse tulnud mõnest teisest liiduvabariigist. 2/3 neist olid ilma kõrghariduseta. Üliõpilaste arv TPI-s oli 1950. aastaks kasvanud sõjaeelsega võrreldes 4-kordseks. Aga diplomeeritud insenere oli Eestis ikka veel 1/4 võrra vähem kui enne sõda. Iga lõpetajat oodati tootmises. Tihti oli diplomiprojekti teemagi seotud konkreetse tehase või tootega. Moodi läks diplomiprojektide kaitsmine tulevasel töökohal. See pidi eluvõõraid insenere lähendama eesrindlikule töölisklassile. Tasapisi hakkasid Eesti tööstuses ning ehitusel tooni andma Tallinna Polütehnilise Instituudi lõpetanud insenerid. Neid jätkus juba ka uurimislaboratooriumidesse ja konstrueerimisbüroodesse. Arhitektide ettevalmistamine lõpetati TPI-s 1954. aastal seoses eriala üleviimisega Tallinna Kunstiinstituuti. Kuid 113 Raua kooli arhitekti
on jätnud tähelepanuväärse jälje Eesti ehitustegevusse. Nende töölaudadelt tulid projektid, mis Mustamäe alusesse Liivasesse Männimetsa uue elamurajooni kujundasid. 1962. aasta 23. mail pandi seal samas nurgakivi TPI uutele hoonetele. Oma maja ehitus sobis hästi ehitusteaduskonna üliõpilaste praktikaobjektiks. Tööd kulgesid edukalt ja juba 1964. aasta kevadel võis esimene teaduskond sisse kolida. Üliõpilaselu juurde kuulusid lahutamatu osana igasügisesed põllutööd kolhoosides ning sovhoosides. Suveti töötasid 100 üliõpilased Balti soojuselektrijaama, Kunda tsemenditehase ja Maardu keemiakombinaadi ehitusel. Nii kasvasid iseseisva töö ja ettevõtluse vilumused. 1964. aastal moodustati Eesti üliõpilaste ehitusmalev. Rektor Agu Aarna heade soovide saatel teele tõtanud malevarühmad ehitasid Virus ja Võrus, Saaremaal ning Muhus. Malev andis organisaatori oskusi paljudele hilisematele Eesti majandusjuhtidele. Palju higi sai valatud Kasahstani kuuma päikese all. 50. aastatel käidi uudismaid rajamas, 60. ehitamas. Käidi ka lääne pool. Üsna koduseks said Ungari avarad pustad. Madjarite maale jäid malevlasi meenutama mitmesugused rajatised. Tuhande 1965. aastal tekkis TPI meeskoori lauljatel mõte taastada Mustamäe kaldaveerul seisnud Kleeni loss, millest pidi saama taidlejate maja. Algust tehti 29. mail 1966. Et ehitustöödega alata võiks, tuli varemete vahelt välja kanda 100 kuupmeetreid prahti ja pinnast. Staadion rajati põhiliselt omal jõul. See polnud aga sugugi esimene. 1948. aastal ehitati samuti ühistööna Kopli parki miniatuurne staadion. Normaalmõõtmetega korv- ja võrkpalliväljakut ning 2 tenniseplatsi. Sport on TPI-s alati au sees olnud. On võidetud meistritiitleid, püstitatud rekordeid. Kergejõustiklased
Liivia Härsing, Ülo Laaspere, Peeter Varrak ning paljud teised on läinud Eesti spordi ajalukku. Korvpallurite saavutusteks on Eesti meistrivõistluste ning üleliiduliste üliõpilasmeistrivõistluste esikohad. Kuulsaimas koosseisus mängisid korraga Tõnno Leppmets, Priit Tomson, Valdu Suurkask, Aadu Kana, Peep Pääro ja teised. Rooma olümpiamängudel võistles purjetaja Aleksandr Tšutšelov ja tõi sealt kaasa hõbemedali. Roomas käis ka Veiko Siimar. Läbi tiheda konkurentsi ujus ta end finaali, kuid medalini siiski ei jõudnud. Jüri Randla sõitis aastaid edukalt kodu- ja välismaa ringradadel. Tehnikasport ja tehnikakõrgkool sobivad muidugi hästi kokku. Rääkigu pahatahtlikult mis tahes, tehnikatudeng on mitmekülgne inimene. Rahvatantsuansambel Kuljus alustas tegevust 1949. aastal. Iga kuljuslane, kes lõpetas TPI ja on osalenud vähemalt 4 aastat, sai ühiskondliku tantsuõpetaja kutse. Palju noorem pole ka akadeemiline naiskoor. Tema algust arvatakse 1951. aastast. Akadeemilise meeskoori eelkäijaks võib lugeda 1941. aastal loodud Tallinna Tehnikaülikooli meeskoori Jüri Variste juhatuse all. Selle tegevuse katkestas sõda. Uuesti alustati 1945. aasta sügisel. Paljude esinemiste seas on üliõpilaskooridel tähtsaim osalemine üliõpilaslaulupidudel. Esimene neist peeti Tartus 1956. aastal. Et laulud hästi kõlaksid, on TPI teadlastelgi tulnud parasjagu vaeva näha. TPI lõpetanud arhitekt Kotli laulukaare akustika seadis kõlblikus professor Helmut Oruvee. Ka konstruktsiooni tugevust kontrolliti mudelite abil. Professor Heinrich laulu juhendamisel jätkus tööd nii teaduritele kui tudengitele. Tulemuseks oli unikaalne ehitis, mille sarnast annab otsida. Tehnikakultuur on rahvuskultuuri rahutamatu osa. Et ta areneks, on vaja järjepidevust. Üliõpilaste teaduslik uurimistöö õpetab selle kultuuri tulevasi kandjaid tungima lähemale asjade olemusele. Otsingute tulemuseks võivad olla avastused, leiutised, uued suunad tehnikas.
põlevkivi fenoolidest toodetava liimiga DFK võib liita puitu ja kive ning ühendada ehituskonstruktsioone. Põlevkivituhast saab kõrgemargilist tsementi, millest valmistatud betoon talub üle 900 külmutustsükli. Magnet-hüdrodünaamilised pumbad võimaldavad pumbata sulametalli. Igas laboratooriumis, töökojas või kabinetis sünnib alatasa midagi põnevat. Kogutakse teadmisi, et neid siis üliõpilast edasi anda, kuni ükskord ise kõrvale astutakse ja järeltulijad mööda lähevad. Uus põlvkond vaatab ebalusega moest läinud kompuutreid, vananenud aparatuuri, kohmakaid seadmeid. Kõigest on märkamatult saanud ajalugu. Meie ülikooli ajalugu. Tehnika ajalugu. Kui need värsked insenerid lõpetasid, oli Eestis tehnikaharidust jagatud juba 50 aastat. Hoolimata rasketest aegadest, hoolimata muutustest riigi ja elukorralduses, pole järjepidevus katkenud. Lahkujate asemele on tulnud uued. Nüüdseks juba 75 aastat järjest. Kes neist alustajatest kord inseneri elukutse valib? Keegi kindlasti. Aga et kunagi Ü ütelda, tuleb alustada A-st.